Ja tere, au Jumalale ja õnnistatud emadepäeva kõigile. No kui Kristjan selle ettepaneku mulle tegi tulla täna siia jutlustama, ega ta vist ei teadnud, et ega ma mingi jutlustaja just ei ole. Õigupoolest olengi ma võib-olla ühe korra oma elus varem jutlustanud ja seda tasub meenutada. See juhtus aastaid tagasi. Me olime Ekleesia kooriga Antsla koguduses laulmas, oli palmipuude püha ja umbes 5 minutit enne teenistuse algust, meil on kõik juba proov tehtud, heli paigas, tulevad koorijuht Kersti ja Antsla koguduse pastor Peeter minu juurde, vaatavad silma sisse ja ütlevad: Toivo, kas sa tahaksid täna jutlustada meie teenistusel? Ja mina ütlesin, jah, muidugi. Ja siis alles võttis jalad nõrgaks. Õnneks olin mitte palju aega varem käinud Ameerikas. Siis olid presidendivalimised, seal Donald Trump valiti presidendiks, ma käisin seal siis ajakirjanikuna vaatamas seda kõike, kampaaniat tegemas ja oli hea võrrelda, kuidas need vabariiklased võtavad vastu oma kangelase, kui ta astub poodiumile, versus kuidas võtab Jeruusalemm vastu Jeesuse, kui ta tuleb palmiokste lehvides eesli seljas. Ja selle põhine oligi kogu jutlus, kuidas me tervitame oma kangelasi. Aga see selleks. Ma arvan, et vast see ei olegi jutlus, vaid nagu Kristjan ka ütles, et on tunnistus ja emadepäev. Las ta olla siis nagu see pehme jäätis, mis tuleb, šokolaadi, vanilje, segu sealt sellest masinast. Kui me mõtleme sellele, mida räägib Piibel ema rollist, siis ma arvan, et seda rolli on raske üle tähtsustada. Nii paljud kirjakohad, nii paljud õpetussõnad, nii paljud korraldused, 5. käsk, austa oma ema, austa oma isa. Me mõtleme näiteks, kuidas Maarja pidi kogema ja nägema seda kõike, kui tema poeg tema silme all risti löödi. Me võime mõelda Moosese emale, millisel viisil ta oma poja päästis, võib nii öelda, et Jumala suur plaan võiks minna edasi ja sündida. Me mõtleme õpetussõnadele, et tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Ta hoolitseb oma laste, oma pere eest, mida ta kõike teeb virgalt varavalgest hilisõhtuni. Või siis lihtsalt õpetust, et ära hülga oma ema. Tema suust tuleb tarkus ja nii edasi ja nii edasi. Ma usun, et te olete nõus, et emadel on suur süda. Ja sinna mahub väga palju. Sinna mahub palju armastust, hoolimist, rõõmu, aga samamoodi ka kurbust, enese ohverdust, enese salgavust. Sinna mahub palju. Luuka evangeeliumis Simeon ütleb Jeesuse emale Maarjale, et sinu hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Jeesuse ema hinge läbistab mõõk, et paljude inimeste mõtted tuleksid ilmsiks. Mitte lihtsalt, et Jeesus sureb ristil ja see toob erinevad mõtted inimestel ilmsiks, vaid just see Maarja südame purunemine, see purustamine. Ma tegelikult tahaksin teile tuua sellist 4 pilti, maalida 4 pilti 4 emast tänase niinimetatud jutluse käigus. Esimene pilt, minu ema.
Hille Tänavsuu nimi, ma usun, on tuttav paljudele. Mul oli üks väga hea ema. Ta kasvatas meid vennaga üksinda üles, töötas 50 aastat ajakirjanikuna ja mitte iialgi ma ei näinud teda kurtmas või virisemas. Oli alati toimekas, tal oli suur tutvusringkond, palju sõpru. Alati oli ta tähelepanu keskpunktis igal pool. Ja ainult ühel korral ma tõesti nägin tema pisaraid. Ja see oli siis vahetult pärast seda, kui arstid olid talle öelnud, et teil on see raske haigus. Nagu ikka, šokk, kohanemine, kõik, mis sellele peab järgnema. Ja ma usun, et see ema lugu, mis siis viis lõpuks vähiravifondini, on ju ka üsna laialdaselt teada. Ema aastaid võitles selle raske haigusega. Aasta enne oma surma oli väga keerulises olukorras. Ja arst ütles, et see ravi, mida Tervisekassa on võimaldanud, see on ammendunud. Aga üks ravim on veel, mis võiks emale aega juurde anda ja mis maksab 5000 eurot, mis tuleb meil ise leida. Kokkuvõttes ema selle ravimi sai, inimesed toetasid, pakkusid abi ja ema sai ühe ilusa aasta veel juurde. Ja võib ju mõelda, et mis see üks aasta ikka on? See läheb ju kiiresti. Aeg sulab nagu liiv meie näppude vahelt ära. Kohe on suvi, varsti on juba sügis, talv ja nii see läheb. Aga vähihaiged nende 12 aasta jooksul, mil vähiravifond on tegutsenud ja suure Jumala ime läbi saanud kõiki inimesi toetada, on näidanud, et vähihaiged meile midagi väga olulist. Tegelikult on hea elada nii nagu vähihaiged, teistmoodi. Sest vähihaige jaoks ei ole kunagi ühtegi päeva, mis oleks lihtsalt üks päev, mille võib kusagil televiisori ees või pikutades õhtusse veeretada. Ja küll ma homme jõuan teha seda, teist ja kolmandat ja küll ma homme jõuan öelda oma lähedastele midagi ilusat, oma lastele, oma emale. Ei ole nii. Vähihaige jaoks on iga päev justkui pidupäev. Ja iga päev on see päev, mis on võimalus teha tähenduslikke asju, võimalus tegeleda tähenduslike suhetega. Ja just täpselt seda minu ema selle viimase oma eluaasta jooksul tegi. Veetis aega oma lastega, oma lastelastega, tegeles oma arhiividega, kirjutas mõne kirjatüki veel ja tõmbas oma elule ilusa joone alla, kui nii võib öelda, võttes sealt Diakoonia haiglas lõpuks vastu ka Jumala. Ja ma ei saaks öelda, et ema palved või vanaema palved või ema selline jutt mind kirikusse tõi olevistes. Ema ei rääkinud mulle Jumalast. Ta viis mind Hagerisse igal jõululaupäeval. Ja see oli meie selline Jumala teenimine. Aga vaadates tagasi sellele ema eeskujule, sellele tema visadusele ja ka sellele, et noore poisina tundmata Jumalat, kuskilt tuli mulle see meie isa palve, mida ma natuke oma sõnadega igal õhtul voodis lugesin. Siis ma ütlen, et ema mõju on kõige üle olnud väga suur ja ma alles nüüd mõistan seda. Teine lugu, teine pilt. Ma töötan erakorralise meditsiiniarstina Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Kärdla haiglas ja õpin perearstiks seal kõrvalt. Palju erinevaid haigeid, nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt. Ja
see õpingud, loomulikult suur selline tuupimine, me teame, kuidas need arstid õpivad, hommikust õhtuni aju valutab ja muudkui õpivad ja õpivad, alustades sealt kusagilt raku tasemelt ja lõpuks siis jõudes praktilise arstitööni. Ehk siis inimesed, päris olukorrad, päris probleemid. Ja ma sain üsna kiiresti aru seal ülikoolis, et ega keegi tegelikult arstiteaduskonnas arstiks ei õpi. Arstiks õpitakse haiglas, polikliinikus, kus on päris asjad. Ja nii olen ma südamest tänulik ühele kolleegile, kes mind kutsus tööle Ida-Tallinna Keskhaigla EMO-sse. Suur EMO, palju patsiente, kiirabid muudkui seerivad nagu konveieril, palju muresid, rasked terviseolukorrad, sotsiaalprobleemid, vaimsed probleemid ja nii edasi. Ja olles seal nüüd juba 4. aastat arstina tööl, ma näen, mis elu päriselt inimesed elavad, sest kui me mõtleme enda lähedastele, ilmselt on kõik sellised enam-vähem toime tulevad, pestud, kammitud, katus pea kohal, kuskilt tuleb elatis, sotsiaalsed suhted, aga seal EMO-s on see päris elu. Ja see päris elu on silmi avav ja on näidanud mulle ühe niisuguse mustri. Meie hulgas on palju inimesi, kelle tervis on kuidagi nagu käest ära lastud. Juba ammu oleks pidanud seda südamepuudulikkust paremini ravima, juba ammu on see neerupuudulikkus läinud kontrolli alt, oleks pidanud ravimid välja ostma, mille arst juba ammu kirjutas. Juba ammu oleks pidanud piiri pidama alkoholiga, suitsetamisega, nüüd on juba asjad päris kehvasti. Nagu me ikka ütleme, et töö on tellija materjalist, et kehvast materjalist head asja ei saa haiglas. Ja kui ma mõtlen nendele inimestele, võtan neilt nii-öelda haiguse anamneesi seal EMO-s, et mitu päeva teil palavik oli, nüüd juba, kus teil valutab ja nii edasi, siis võtan ka selle niinimetatud elu anamneesi. Et kuidas te elate, kes teid aitab, kuidas te toime tulete, kes paneb ravimid valmis ja nii edasi. Ja täheldan sellist mustrit, et need inimesed, kes on justkui käega löönud oma tervisele, on minna lasknud oma hea tervise, oma kõige kallima vara, nendel on väga sageli ka minna lastud lähisuhted, keerulised lähisuhted. Üks selline näide. Tuuakse meile kiirabiga üks memmeke ühest Lasnamäe korterist. Lebas põrandal maas, keegi ei tea, mitu päeva ta seal oli. Naabri naine juhuslikult leidis. Söömata, joomata oma uriini sees. Loomulikult kiirabi, haiglasse, analüüsid, uuringud ja mina sattusin tema raviarstiks. Tegin kõik, mis vaja, tegime siis tilka, glükoosi, nagu ikka, luudkondid terved, analüüsid enam-vähem, memmeke juba ka selgineb, juba räägib, mõistus on selge, juba on parem. Et haiglasse jääma ei pea, võib lubada koju. Ja vaatan, et kontaktisik on tütar. Helistan tütrele, et Ida-Tallinna valvearst, teie emake toodi siia, oli kukkunud, analüüsid korras, luudkondid terved, tulge järgi, võib minna koju. Ja tütar ütleb, ma ei tule. Ma ei tule oma emale järgi. Mul ei ole vaja niisugust ema, kes ajab vahel segast juttu, nõuab minu tähelepanu, nõuab, et ma käiks apteegis, poes, midagi veel soovib. Mul on oma elu. Ja siis sa veidi kokutad seal arstina, et mis mõttes, miks. Ja
küsid, et mis me siis emakesega teeme, kas ta jääb meil siia erakorralise meditsiinihaigla voodisse, kuhu tegelikult ju keegi kauaks jääda ei saa, alati peab mingi järgmise käigu leidma, sest juba kiirabiautode järjekord on ukse taga ja kui see järjekord on liiga pikk, siis haigla saab trahvi. Ja siis tütar ütleb, pange kuhu tahate. Tehke, mis tahate. Mind ei huvita. Ja sellega, et pange kuhu tahate, on nii, et kui ma lähen haiglasse tööle hommikuti, siis meil on koosolek ja ma kuulen, et meil on siseosakond täis, neuroloogia, kardioloogia, õendus, kõik osakonnad on haigeid täis. Osakonnad on täis inimesi, kellest väga paljud on emad ja keda ei ole mitte kellelegi vaja. Ja lähedased on kuskil laiali, lapsed kuskil üle ilma, kontakt praktiliselt puudub. Ja vahel on nii, et kui me seal EMO suures saalis vaatame neid haigevoodeid, mis on täis inimesi, keda ei ole justkui kuhugi panna. Omaksed neid ei soovi, sotsiaaltöötaja ei leia neile kohta, haiglasse ei ole neile kohta, siis me mõtleme isekeskis, et iga arst, kes oma valve lõpetab, viib ühe haige kaasa koju. Lihtsalt pole inimesi kusagile panna. Ja see muster, kahjuks ei ole nagu üksik juhtum, see ongi muster. Meie lähisuhted ja meie tervis on tugevalt omavahel seotud. Ja kui teil kellelgi on midagi andestada kellelegi, aga eriti oma emale, siis ilmtingimata tehke seda, sest see on teie tervise parimates huvides. 3. pilt. Alkohol, joodikud. Kui meil ei oleks alkoholi, siis oleks EMO täitsa tühi. Sest vähemasti pooled haigusjuhtumid on kuidagi seotud alkoholiga. Kas igaõhtune tipsutamine on maksa tervise röövinud või ronis tõuksi selga, kukkus ranne puruks või jõi ennast umbjoobe, kukkus peaga vastu asfalti, verd lahmab ja nüüd kiirabiga haiglasse. Joodikud, võiks öelda, on nuhtlus. Nii on ju harjutud arvama. Mis ta joob seal jälle? Mis tal viga on? Saagu kaineks, mingu tööle, võtku vastutus. Ja selline kogenud EMO arst, kes on kõike näinud, palju töötanud, vaatab, jälle see joodik tuleb. Jälle on ta seal raami peal, teeb mõmm-mõmm. Jälle on tal 3 promilli. Alles üleeile tal oli 3 promilli, ma ravisin teda siin kaineks, lugesin sõnad peale, saatsin uksest välja ja ta on jälle siin. Aga joodikud õpetavad meile ka empaatiat. Üks näide. Toodi üks proua, kes oli sadamas pikali maas, tegi mõmm-mõmm, jalgu alla ei saanud. Ja kui keegi on kuskil pikali maas ja teeb mõmm-mõmm, siis meil on väga raske öelda, et kas ta on umbjoobes või on tal just insuldihoog olnud, veri on peas või mis tal viga on. Igal juhul kiirabiga haiglasse. Jällegi toodi mulle patsient, tegime analüüsid, tilgad, kõik mis vaja. Meil on selline niinimetatud joodiku pakett lausa. Tilkinfusioon, vitamiinid, peauuring. Ja proua haiglas teeb mõmm-mõmm, hakkab saama oma vedeliku infusiooni. Mõned tunnid juba läheb selgemaks, juba räägib, on kontaktne. Ja siis küsin, et mis teil juhtus? Ja naine räägib, et tema oli mitu päeva laevakruiisil.
jõi ohjeldamatult kõike, mis talle kätte või ette sattus, ilma piduriteta. Aga siis vaatad talle otsa ja küsid, et aga miks? Te näete ju täitsa viisaka inimese moodi välja, ei ole asotsiaal, siin on teil ilus reisikohver. Et milleks? Miks nii palju juua? Ja siis ta ütleb, minu poeg jäi Afganistani ja pärast seda on minus niisugune lein, millega ma toime ei tule. Ja see joomine on lihtsalt üks uks sellest leinast välja, kas või hetkekski. Ja teisiti ma ei saa. Nii et ei ole alati see joodik. Ka joodikutel on omad juured, oma teekond, omad õppetunnid. 4. pilt. Minu abikaasa. Meie 4 lapse ema. Kleelia on ta nimi. Olime küllaltki noored, kui me kokku saime. Nagu noortel ikka, asjad käivad kiiresti. Ja üsna varsti selgus, et me oleme küllaltki sellise erineva nagu loomuga. Et mina muidugi väljaspoole ja siin teie ees siin räägin midagi, mida mu abikaasa mitte kunagi ei teeks. Karjääri, ajakirjanduses läksin kohe, hakkasin seal tegutsema, võtame ikka käised üles ja isegi mulle on öeldud, et tühja nendest dinosauruse päevikutest, et parema meelega loeks dinosauruse abikaasa päevikuid. Need oleks palju huvitavamad. Ja meil on 4 last üsna pikkade vahedega ja selles olukorras kuidagi see nii-öelda laste kasvatamise periood on väga pikk. Ja ma tunnetasin, või õigemini tagantjärele, nagu mõtlen, et see nii oli, et kuidagi hakkasin võtma asju iseenesest mõistetavana. Kuidagi hakkasin seda elu sellist set-upi, kus abikaasa hoolitseb laste eest ja mina siis olen see palgasõdur, kes käib mööda maad ja hoolitseb materiaalse poole eest, et see kõik on kuidagi iseenesest mõistetav. Ja loomulikult meil on olnud aegu, kus me rõõmustame oma laste üle kas või kurvastame millegi üle koos, käime reisidel, meil on olnud selles mõttes nagu tavapärane pereelu. Aga ma arvan, et mu abikaasa ohkas päris sügavalt, kui ma talle 38-aastasena ütlesin, et nüüd ma lähen arstiks õppima. See on Tartus. Kestab 6 aastat, võib-olla 10. Me elame Tallinnas. Ju ta vaatas, et see on pidurdamatu, et kui see midagi nagu pähe võtab, ei ole siin mul midagi nagu sõna rääkida kaasa. Ja olles, te võite ette kujutada, millist elu me elama hakkasime, siis Tallinna ja Tartu vahel, eriti mina, ja mida see kõik tähendas minu abikaasale. Ja sellest ma muidugi räägin raamatus, kuidas meie logistika välja nägi. See koolitee Tallinna ja Tartu vahet igapäevane, kokku 7 ringi ümber maakera, see selleks. Aga minu abikaasa on mulle midagi väga olulist õpetanud. Me räägime päris palju, võiks rohkem, aga siiski oma lähedastele ütleme ilusaid asju. Et me armastame, me hoolime, sa oled mulle kallis. Võiks muidugi rohkem öelda, aga eestlased natuke ikka ütlevad oma lähedastele midagi ilusat ka vahel. Aga nende kooliaastate jooksul on minu abikaasa mulle õpetanud, mida see päriselt tähendab. Mida see hoolimine ja armastamine päriselt tähendab, millist ohvrit ta sisaldab ja kätkeb.
Ja nii olen ma täna justkui sellise ilmutuse saanud, et ma olin ikka päris juhm. Aastaid ja aastaid ma olin ikka väga juhm. Ja arvates, et ma armastan oma naist, olen ma tegelikult nüüd aru saanud, et ma alles nüüd saan aru, mida see kõik tähendab. Alles nüüd ma õpin seda, mida tähendab oma abikaasa armastamine sellisel viisil, nagu räägivad meile õpetussõnad. Ehk see naine, kes on kallim kui pärlid, ta mees ülistab teda. Ja nii ongi. Kui me loeme piiblit, siis meile võib jääda mulje, et kõik on kuidagi nagu isa keskne. Jumal on meie isa, Jeesus ka isa kuju. Aga tegelikult, kui me vaatame näiteks Jesaja prohveti ettekuulutusi ja loeme sealt näiteks Jesaja 49. peatükist. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihu vilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Ehk siis on toodud võrdpilt Jumala armastus oma rahva vastu ja ema armastus oma laste, oma ihu vilja vastu. Ja mõned peatükid edasi Jesaja ütleb: otse kui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid. See päris armastus, see päris trööst tuleb meil emalt. Ja seda võrreldakse piiblis Jumala armastusega. See on mõtlema panev. Meile tegelikult ei ole antud sellist nagu valikut, kas austada oma ema, armastada teda või mitte. Sest õpetussõnad 30. Silma, mis põlgab ema sõna kuulamist, peavad kaarnad jõe ääres välja nokkima ja kotkapojad sööma. Päris hull lugu. Ma lõpetan sellega, et kes on näinud filmi Head inimesed, mis räägib Vähiravifondi missioonist, siis võib-olla mäletab, et seal oli erinevad abisaajad, rääkisid oma elust. Üks huvitav moment oli see, kui raske haiguse diagnoosi saanud inimene ütleb, et nüüd on minu elus rõõmsameelsus ja rahu. Kõlab täiesti absurdselt. Teil on vähk, 4. staadium, see ei ole ravitav haigus. Heal juhul võite aega juurde saada natuke ja inimene tunnistab, nüüd on minu elus rõõmsameelsus ja rahu. See on see, millest ma rääkisin alguses, kuidas vähihaiged elavad. Aga seal oli ka üks meie vabatahtlik, kelle nimi oli Triin ja kelle isa sai fondist abi võitluses vähiga. Ja Triin räägib, et kui isa sai selle diagnoosi, siis ta hakkas elama. Siis ta kolis oma lastelastele lähemale, ostis korteri, et nendega ka rohkem aega veeta. Siis ta hakkas oma abikaasat armastama, nad tegid palju koos, käisid koos igal pool. Siis justkui elu algas. Ja Triin ütleb, et tegelikult me võiksime kogu aeg elada nii. Mitte siis ainult, kui päevad juba hakkavadki loetud saama. Ja mina laiendan seda üleskutset veel. Tegelikult me võiksime iga päev elada nii, et iga päev oleks emadepäev. Mitte ainult see üks pühapäev. Et iga päev oleksid need ilusad tulbid, need ilusad sõnad, need ilusad mõtted, need ilusad koosviibimised, et me iga päev hoiaksime oma emade poole
ja teeksime kõik selleks, et neid mitte kurvastada. See on minu üleskutse teile. Aamen. Just, aitäh, Toivo,